Sa panid Lennart Merile kööra praegu. Monika, nüüd saatsid mulle koha ja ise on ilma. Tere päevast, austatud publik. Tere tulemast Vabaerakonna alale. Tere tulemast kuulama arutelu kogukondade üle. Minu nimi on Kaul Nurm ja minul on usaldatud selle vestluse juhtimine täna. Ja sissejuhatuseks ma kõigepealt tutvustaksin lühidalt meie vestlusest osavõtteid. Palju on pulss? 150 juures, ta jooksis. Ta tuli raadiost otse ja jooksis, aga ta enam-vähem jõudis. Et tere tulemast Kersti Kaljulaid, Eesti Vabariigi president. Meil on suur au seda tervitada ja tere tulemast Artur Talvik, Eesti Vabaerakonna esimees. Ja tere tulemast Kaupo Pipp, teadusfilosoof. Pärast õiendab, kui sa sõna saad. Ma teema sissejuhatuseks natukene püüan ise kõigepealt teemat kas lahti mõtestada või sisse juhatada kuidagi. Iga teema, mida sa juhatama peab, vajab ettevalmistust ja nii ka mina võtsin teadmeteosed riiulist maha ja hakkasin vaatama, et kas kogukond on kuidagi defineeritud. Ja teate, ma jõudsin ehmatavale järeldusele, et ükski teadmeteos ei nõukogudeaegne ega Eesti-aegne ega ka hilisemad ei paku väga täpset definitsiooni. Ma teen nüüd interpretatsiooni sellest järeldusest, mis ma sealt sain. Et pigem kirjeldatakse kogukonda kui sotsiaalmajanduslikku üksust, mis on ühelt poolt isereguleeriv ja nende kogukondade hiilgeaeg jääb tegelikult Eesti aladel 18–19. sajandisse. Nende tegevusväli oli piiratud seadusega või reguleeritud seadusega, aga nii huvitav, kui see ei olnud, neil oli oma kohus, oma politsei, neil oli õigus kehtestada makse. Väga huvitav maks oli näiteks suvitusmaks, koeramaks ja kinnisvaramaks ja igasuguseid makse oli neil õigus kehtestada. Et nad korraldasid oma elu. Ja ma jõudsin sellisele järeldusele, et kogukondasid võib teatud mõttes tinglikult käsitleda kui valdade eelkäijad. Et hilisema ajal vallad võtsid selle kohaliku sotsiaalmajandusliku korraldamise õiguse üle ja nii see on kestnud tänapäeval. Ja kui me vaatame nüüd meie Eesti tänast ühiskonda, siis väga paljud tavainimesed, arvamusliidrid, poliitikud räägivad jälle kogukonnast. Asjast, mis tegelikult, millel oli eluõigus 2 sajandit tagasi, 1,5 sajandit tagasi. Sellel peab olema mingisugune põhjus, miks see nii on. Üks võimalik põhjus on see, et vallad on läinud suuremaks, võim on inimesest liikunud kaugemale, nüüd haldusreformiga ta liigub veel kaugemale. See kogukond oli ilmselt see territoriaalne üksus, kus kogukonna liider tunnetas ja pidas sidet oma kogukonna liikmetega ja ta teadis, mis asju ta kogukonna nimel ajab. Ja sellest johtuvalt mul oleks tänasele debatile paar eesmärki, et me kõigepealt meie lugupeetud esinejad arvavad selle kohta, kuidas neile tundub, et mis asi see kogukond on või siis see tänapäeva kogukond. Ma ei kutsuks teid üles hakata minema minevikku, et selle kokkuvõtte ma tegin ära. Väga tähtsal kohal oli muuseas Venemaal oli kogukonnad, Vene küla kogukond, et seal aeti kõik asjad ära, panti üksteise sotsiaalsed õigused ka paika. Et me räägiks, mida me kaasaegsete kogukondade all mõtleme. Sealt edasi, teise etapina võiks mõelda selle üle, et kui kogukonnad on tulnud, ja nad on tulnud tegelikult ka reaalsuses,
et kas see on Eesti tuleviku ühiskonnamudeli üks selline võimalik kivi. Kas kogukonnad saaks pöörata Eesti rahva elujärje elukorralduse parandamiseks? Ja kõige viimane, et kui meil kogukondade roll tõuseb, siis kas me mingil ajal peame ka kogukondade tegevusvälja hakkama reguleerima? Kas me peame selle institutsionaliseerima? See on selline provokatiivne küsimus, aga ma arvan, et kui me kogukondade teed hakkame kõndima, siis me peaksime mõtlema ka siis kaugemale nendest asjadest. Et minu poolt on sissejuhatuseks kõik. Nüüd paar märkust veel mängureeglite kohta, et ma annan sõna meie vestlejatele, arvajatele siin, siis nad saavad omavahel arvata ja siis ma tulen teie hulka. Nende privileeg on see, et nende sõnakasutusaega ma väga palju ei piira, aga teil publikul ma annan küll arvata ja küsida, aga teie sõnakasutust ma arvan, et ma piiran umbes minuti maksimaalselt 2. Et umbes sellised mängureeglid ma püüaksin kehtestada ja kui meil see paneel hakkab kokku saama, et siis me püüame ka kuidagi selle teema kokku vedada ja vaatame, et kas meil tänasest arutelust tekib ka mingisugune järeldus. Ja kokkuleppel proua presidendiga ma ei kõneta teda kõige esimesena, vaid annan ja see oli sinu selja taga tehtud kokkulepe. Et ma annan sõna kõigepealt Artur Talvikule, mehele, kes on väga kogukonna usku mees, kes elab ise ühes kogukonnas, kes oskab rääkida oma kogukonna kogemustest ja no mis ma ikka pikalt. Artur, sõna on sinul 5-7 minutit kõigepealt. See on ju kõne lausa. Minu jaoks kogukond jaguneb laias laastus 2 leeri. Üks on ideoloogiline kogukond või siis kogukonnad, kes esindavad mingi inimgrupi huve, kas siis professionaalses mõttes või hobi mõttes. Ja teine pool sellest on kohalik kogukond, millest võib-olla rohkem rääkis ka siis Kaul sissejuhatuses. Ja need mõlemad on olulised tänapäeva maailmas, aga kohalik kogukond võiks olla see, kellele on antud rohkem võimu või on antud rohkem õigusi kohalike asjade eest ise otsustada ja päris palju otsustada ja teha seda suhteliselt väikses grupis, et see kohalik kogukond, siin ma peaks kohe lahti seletama, et see kindlasti ei ole tänapäeva mõistes enam vald, et vald iseenesest koosneb väga mitmest kohalikust kogukonnast ja nüüd ka haldusreformi käigus tekib mul see peamine küsimus ja me Vabaerakonnana oleme ka väga palju ettepanekuid haldusreformile teinud sellest aspektist, kahjuks pole vastu võetud, et just nimelt need kogukonnad, neil peaks olema siis ka õiguslik jõud otsuseid teha ja vastutust võtta. Ja just nimelt ma toonitan vastutust võtta. Seda me kipume väga palju ära unustama, et tahaks väga paljudes asjades sõna võtta, aga vastutust ei taha võtta. Et see vastutuse võtmise asi on siin nagu väga oluline tahk. Nüüd konkreetselt me näeme seda, kuidas aktiveeruvad asumiseltsid ja mingites piirkondades ka külaseltsid. Üks küla tänases Eesti mõistes kipub ühe kogukonna jaoks liiga väike olema. Selles külas ei ole piisavalt kompetentsi võib-olla keerulisemate asjade ajamiseks, aga üks külakond, mis võiks koosneda näiteks 10 külast, kui me võtame, et keskmine küla on umbes sellise, 50 elanikuga, 30-50 elanikuga,
et siis sealt võiks juba selline oma jõud tekkida. Asumiseltsides on Tallinn selles mõttes väga hea näide, et Tallinnas on umbes 80 asumiseltsi ja Tallinna volikogu tegelikult koosneb 79 inimesest, et ka sellise väljakutsena võiks öelda, et miks mitte Tallinna volikogu ei võiks olla asumiseltside vanemate kogu näiteks. See tähendaks küll majoritaarset valimissüsteemi ja põhimõttelist muutust vähemalt kohalikul tasandil, aga see on igal juhul mõttekoht. Nüüd, mismoodi need kohalikud kogukonnad, et me näeme, et kogukond saab alguse erineval moel. Väga tihti saab alguse negatiivsetest asjadest, et inimesed on millegi vastu. Kahetsusväärselt, aga see vastuolek on selles mõttes positiivne, et see paneb need inimesed omavahel suhtlema ja kogukond algab suhtlusest. Kui suhtlust ei toimu, siis kogukonda ei ole, siis on individualistlik kogum inimestest, kellel on suhteliselt ükskõik, mis tema aiast või korteriuksest väljapoole toimub. Aga seetõttu igasugused algused, ka sellised algused, kus kogukond korraldab lihtsalt külapidusid, ka sellised algused on head just sellest aspektist, et inimesed hakkavad omavahel suhtlema. Ja suhtluse käigus kindlasti tekib mõtteid, mismoodi võiks üht või teist asja selles ümbritsevas avalikus ruumis, mis neil kõige lähem on, paremini teha või teistmoodi teha. Kahetsusväärselt nüüd aktiivsemad kogukonnad, ja seda ma olen oma kogukonna baasil ka kogenud, põrkuvad ühel hetkel kokku siis võimu erinevate tasanditega. Võim võtab seda kehvemal juhul oma konkurendina, mis on nagu väga mage variant. Teisel juhul võtab lihtsalt ühe tüütu seltskonnana, kes segab igapäevast võimu kulgemist. Meil on üks huvitav näide, seda ma olen mitu korda toonud, aga meie Juhinde Poolsaare kogukond asub Lahemaa rahvuspargi territooriumil ja Keskkonnaamet tegi uut kaitsekorralduskava. Ja siin on ametkondadele ette kirjutatud, et on vaja inimesi kaasata. Nüüd selline formaalne kaasamine muidugi toimus, saadeti kõikidele maaomanikele mingid kirjad ja öeldi, et võt meil on selline plaan. Kõik maaomanikud või enamus maaomanikke saatsid vastu kirjad, ütlesid, meile see plaan päris sellisel kujul ei meeldi. Ja siis Keskkonnaamet saatis vastu kirjad, ütles, et aga meile meeldib. Ja põhimõtteliselt neid muudatusi vastu ei võetud. Siis meie oma kogukonna aktiiviga tegime ettepaneku Keskkonnaametile, et asume läbirääkimistesse. See oli midagi täiesti uut. Mis asi? Meil on ette kirjutatud kaasamine, aga läbirääkimised, mingisuguse kogukonna, mis te nalja teete. Et sellist asja ei ole. Aga proovime, teeme nagu katse, et kui teil varem sellist kogemust ei ole, et teeme meiega katse. Me kogume kokku vähemalt selle oma kogukonna arvamused, teeme nendest sellise kvintessentsi ja tuleme sellega siis kohaliku seltsi esindajatena või teatud mõttes ka mandaadi saanutena tuleme siia laua taha ja asume siis läbi rääkima. See oli midagi nii üllatuslikku ja nii olemuslikult teistsugust, et keegi ei osanud käituda. Ja siis, aga millest me läbi räägime? Mõtlesime, et räägime läbi sellest, et kui teie tulete meile nagu regulatsiooni peale panema, siis me oleme võib-olla enamuste nende regulatsioonidega nõus, aga me tahaks nagu midagi vastu saada. Me ei taha olla, me oleme küll looduse poolest sellises väga kaunis kohas, eks ole, aga me ei taha olla kehvemas seisus kui ülejäänud maaomanikud Eestis või midagi sellist.
ja teist küljest me ei taha olla ka lihtsalt sellises pantudes pärismaalased, keda teie siis näitate kui rahvuspargi elanikke. Ja siis tegime näiteks, see on pikk jutt, aga tegime näiteks ühe ettepaneku, et aga teeme niimoodi, et olgu nende metsadega siis kuidas on, peaasi, et see kompensatsioon oleks ka vääriline, aga vastu tasuks sellele, et me näiteks peame oma majad kindla sellise nurgaga katusega ehitama, sellepärast kalurimajad kunagi olid seal sellised, et äkki te siis vastutasuks annate meie kogukonnale õigusi ka neid kalastamislube müüa selles piirkonnas. Ja et me saame siis ka kogukonnale vahendeid, mille eest me saame mingisuguseid muid asju ise korda teha. Selle peale öeldi meile Keskkonnaameti poolt väga veider väljend, et te tahate meilt võimu ära võtta. Ja siis me teate, vabandust väga, et meid ei huvita see võim, et me huvitab lihtsalt see, et me saaks ise nende kohalike elanikena oma elu korraldada siin ja teha seda kõige paremal moel, et enamus meist on looduskaitselise mõtlemisega, et me ei taha ehitada siia mingit industriaalpiirkonda, et see ei ole nagu selline totaalne vastasseis. Et kahetsusväärselt need kogukonnad tihti peale, kui asi läheb nagu väga tõsiseks, siis põrkuvad selliste hoopis teistsuguse mentaliteediga kokku ja kaotavad motivatsiooni oma edasiseks tegevuseks, kuigi energiat põhimõtteliselt oleks. Ja see on nüüd see koht, kus minu arvates kogukondlikus mõtlemise oleks muutust vaja. Või tuleme linnakeskkonda, et Tallinna on jällegi hea näide, kus asumiseltsid on teinud ettepaneku, et halduskogud võiksid olla sellised kohad, kus nagu tegelikult otsustatakse midagi, et need ei ole formaalsed kohad, kus käib selline formaalne kaasamine, vaid et seal tõepoolest siis otsustatakse midagi ja et asumiseltsid võiksid vähemalt seal olla esindatud ja neil võiks olla seal nagu suur sõnaõigus. Ei ole sellist asja. Halduskogud on täiesti naeruväärsed Tallinnas ja mingisugust otsustusõigust neil ei ole, rääkimata sellest, et asumiseltsid selle otsustusõiguse saavad, aga tugevamad või jõulisemad asumiseltsid oma õiguse saamiseks on läinud lausa kohtusse, mõnel juhul võitnud, mõnel juhul kaotanud, nii et see ei ole ka minu arust päris õige tee mentaliteedi muutuseks, vaid sealt võib lihtsalt tulla suurem vastasseis olemasoleva võimu ja siis kogukondade vahel. Ma sain su vihjast aru. Enne kui ma sõna edasi annan, ma teen ühe täpsustava küsimuse. Kas asumisjeltse võiks käsitleda siis kui linnakogukondi? Ja nii neid tulebki käsitleda. Need ongi linnakogukonnad, mis koosnevad tegelikult kortermajade piirkondades ka korteriühistutest, mis on teatud mõttes ka selline minikogukond, eks ole. Aitäh! Ja nüüd on kord proua presidendi käest, palun. Aitäh! Ma kõigepealt ütlen ka siin selle nagu selgelt välja, et kuidas ma siia täna sattusin, et ilmselgelt ma ei taha aidata Arturil valimiskampaaniat teha. Mul ei olegi valimiskampaaniat. Ma lihtsalt ütlen, et kellelgi ei tekiks sellist muljet. Et ma sattusin siia niimoodi, et eelmisel ja üle-eelmisel aastal jäi Vabaerakond minu kutsumisega lihtsalt hiljaks ja oli 3. erakond näiteks, kes mind kutsus. Ja siis mulle alati tundus, et nii edev ma ka ei ole, et ma ühe arvamusfestivali käigus peaksin käima 3 erakonna telgis. Ja siis eelmine aasta siis Andres ütles arvamusfestivalid siin aasta tagasi, et aga ma broneerin su nüüd kohe siin suvel järgmiseks suveks. Ma panin selle kalendrisse kirja ja siin ma nüüd siis olen ja pean kinni omaenda antud lubadusest. Aga see teema, kogukondade teema muidugi on teema, milles püsimise juures, ma arvan,
mul on alati hea olla, et minu jaoks on ka kogukond, Artur rääkis, kuidas kogukonnad on pidanud Eestis selgitama, mis nad on ja mis on nende roll ja kuidas nad saavad riigielus kaasa mängida. Ja Kaul alustas kaugelt, et loomulikult kogukond on Eestis kogu aeg olemas olnud. Läbi kõikide aegade on kogukond olnud ja mõnikord on ta olnud võimuga opositsioonis, mõnikord on ta olnud võimuga vaikses opositsioonis ja nüüd saab ta teha võimuga koostööd. Ja on tõenäoliselt sai seda teha ka esimese vabariigi ajal, eks ole. Nii et selles mõttes ei ole kogukond midagi uut. Võib-olla tänapäeval me mõistame kogukonda tõesti laiemalt kui geograafiline kogukond, et iga ideoloogia ümber minu arvates ka tegelikult, miks mitte ka erakond võib vabalt olla kogukond. Ma ei näe ühtegi probleemi, miks ei või olla. Ja meil on väga palju kogukondi, millel puudub paigatunnus, et meil on inimesed, kes on koondunud näiteks abistama puuetega lapsi. Nad ei ole kuskilt ühest piirkonnast pärit. Meil on inimesi, kes aitavad korraldada festivale ja muid kultuuri- ja spordiüritusi. Ja nad kõik on kindlasti kogukonnad. Ja minu arvates oluline kogukondade juures ongi just see, et Kaul arustasid natuke sellest, et mis asi ta on. Et minu arvates on kogukonnaga ka niimoodi nagu eestlasega, et eestlane on see, kes ennast selleks peab ja kogukond on ka see, mis ennast selleks peab. Et sõltumata sellest, kui suur ta on, sõltumata sellest, millise idee ümber ta on kogunenud. Ja tõepoolest see linnade asumiseltsid, see on muide argument, mida mina väga palju kasutan, kui haldusreformist rääkides öeldakse, aga nüüd meil ei ole enam nii, et meil on üks kogukond ja üks vald. Siis meil tegelikult Eestis enamustes suuremates omavalitsustes on kogu aeg nii olnud, et on palju kogukondi ja üks kohalik võim, kelle ülesanne ongi kõikide kogukondade huvisid esindada ja tasakaalustada. Ja tavaliselt, kui ma olen selle välja öelnud, siis tõuseb püsti need vallavanemad, kellel eelmises ringis vallad ühinesid ja kes on tänaseks suur vald ja ütlevad, et muide, nüüd selles suures vallas minu kogukonnad läksid palju aktiivsemaks, kui nad olid enne. See tähendab tegelikult, ütleme, haldusreform on võimestanud kohalikku kogukonda juba paljalt sellega, et ei olegi võimalik kogu aeg igas asjas valda pöörduda ja ka vald nähes, et lihtsam on korraldada valla elu, tegelikult ongi hakanud rohkem toetuma kohalikule kogukonnale. Teerajajad selles osas kahtlemata on olnud kõik meie vabatahtlikud seltsingud, külaseltsid, pritsumehed, merepäästed, kõik need seltskonnad, kes kas oma koha või oma idee ümber on koondunud ja on õpetanud riiki, et nad on usaldusväärne partner, keda tasub kuulata. Ja Artur rääkis siin oma pikka kogemust, vaevalist kogemust keskkonnaametnike veenmisel. Tänapäeval võib käia juba palju kiiremini. Mina kohtusin hiljuti kogukonna inimestega, kes võitlesid sellise huvitava asja nagu pärandkoosluste taastamise vastu. Kõlab väga hästi igal pool taastame pärandkooslused. Aga nemad ütlesid, et oodake sõbrad, et meil on siin tõepoolest sellist maad, kuhu saaks teha väga hea pärandkooslus, aga vaadake, probleem on selles, et meil on siin täna väärtuslikum biotoop. Meil on esikmets, mis on, ütleme, meres kerkinud maa, mis on selle esimese katte all, mis sinna üldse tekkis. See on palju suurem väärtus. Ja nad üsna kiiresti veensid Keskkonnaameti juba ära, et see masslähenemine neile ei sobi. Et see on hea näide sellepärast, et see näitab, et kogukond tegelikult parandab seda juhtimist, seda mõtlemist, mis meil on riigi tasandil ja ka kohaliku omavalitsuse tasandil. Ja kui ta seda parandab, siis ta on ju ometigi väärtuslik juhtimise komponent ja väärtuslik osa meie elust. Nii et minu jaoks on kogukonnad äärmiselt tähtsad. Ja tõsi on, Artur ütles, et väga sageli koondutakse millegi vastu ja ka märkriteemad on need niisugused, kust tihti tullakse. Keegi ju ei tee, riik on loll ja laisk ja me peame siin üksi rabama. Sealt on tihti tuldud. Aga mul on hästi hea meel, et tänaseks on kogukonnad nagu saanud aru, et mitte nii see asi ei käi, et see ongi minu kui kogukonna liikme roll on see, et tagada kõigepealt iseendale, ütleme, meeldiv, turvaline keskkond, siis oma perekonnale ja siis ka oma kogukonnale. Ja ma arvan, et me sellega jätame vahele ühe etappi, mis arenenud riikide elus on olnud. Mina maksan oma maksud ja kõige muu eest kaasa arvatud minu enda ja minu enda pereliikmete turvalisus, nii sotsiaalne kui füüsiline. See on kõik kellegi teise asi. Sellised asjad ei olnud jõukohased ka mitte kõige rikkamatele Lääne-Euroopa riikidele. Me teame, et nad on tänaseks defitsiidis omadega, eks ole, ja ideeliselt pankrotis. Kahel põhjusel. Üks asi, et raha sai otsa, aga teine põhjus ka see, et nende kodanikkond kaotas vastupanuvõime ümbritsevas keskkonnas toimuvatele muutustele, mis alati ei ole positiivsed. Kui arengud on kõik positiivsed, siis ei olegi kogukonda vaja, aga kogukond on just nimelt see selline vitstest punutise võrgustik, mis aitab meil toime tulla siis, kui meil on keerulised teemad. Nii et ega ei ole halb, et vahel tuleb koguneda millegi vastu ja need märkriteemad ei ole tingimata halvad. Mis aga on halb, on see, kui nüüd
kaasa tuleb liiga väike osa kogukonnast, et see on teema, mille peale ma arvan, me võiks täna natuke rohkem panustada ja ma ootaks ka rahva arvamust selles osas kindlasti. Mida ma märkan on see, et vaata, meil on nii aktiivne kogukond, kõik on olemas, vabatahtlik tuletõrje on olemas, merepääste on olemas, külaselts on, laulukoor on, kõik on. Ja siis ilmuvad erinevates kostüümides päeva jooksul välja need samad 10% sellest kogukonnast. Üks asi, mida me võiks minu meelest teha nüüd järgmises ringis on see, et me oleme jube osavad projektikirjutajad. Me küsime hästi palju, eks ju, laululavadele, varjualustele, külakiikedele, paikadele nagu toetust. Aga minu arust, mida me tegelikult täna rohkem vajame, on see, kuidas õppida kaasa tõmbama seda teist 10%, kolmandat 10% ja nii edasi. Sest et 10%-ga ei saa teha kogukonda. Kui sul on ainult 10% aktiivseid inimesi, siis see silmades ära tuhmub. Inimestes tekib see tunne, et miks mina pean rabama, teised ei tule kaasa. Ja sellega tuleb teadlikult ja kohe, no ütleme, enda jaoks alustades millegi vabatahtliku tegevusega tuleb koheselt sellega ka tegeleda. Me kõik oleme näinud neid aktiivseid tegijaid. Ka mina muide, ma olen elanud väga väikeses Eesti kogukonnas, 400 inimesega Eesti kogukonnas nimega Luksemburg Eesti Selts 12 aastat. Tekib läbipõlemine, kui sa ei suuda kaasa saada kõiki rohkem inimesi. Me teame, et täna mittetulundusühingud tegelikult lähevad koolidesse, pakuvad ühiskonnaõpetusse seda moodulit, et kõik lapsed saaksid vabatahtliku tegevuse maitse suhu. Minu arvates, kui siin teie hulgas on otsustajaid ja kes on koolides otsustajad ja kellel ei ole sellist projekti, võtke, pange see käima, see kindla peale teeb noored aktiivsemaks, et ma olen kohtunud nende noortega ja ütleme 9-10 ütleb, et ma ei oleks ise teinud seda, et ma ei oleks võtnud toru ja helistanud sinna vabatahtlikusse ühendusse, ma tahan midagi teha. Et sealt me saame selle noortes nagu käima, selle aru saama, et see ongi normaalne ühiskonnaelu korraldamise viis, sest minu jaoks see on normaalne ühiskonnaelu korraldamise viis. Riik, omavalitsus ja kogukond. Mis on veel Eestis tore ja mis ei ole ka mujal väga levinud, on see, et ma ei oskagi öelda, kas see on olnud seadusandja tahe või see on meil niimoodi välja kukkunud, aga meie kohaliku omavalitsuste korraldus ei kirjuta kohalikule omavalitsusele liiga täpselt ette, kuidas ta täpselt oma inimestele head peab tegema. Seal on päris palju ruumi teha erinevaid asju, toetada erinevaid asju ja see on väga oluline, et see paindlikkus ei läheks kaduma. Sellepärast on mul see küsimus, Artur ütles, et tuleks nagu teha seadusandlust ja reguleerida. Et mulle meeldib rohkem komberuumi kaudu korraldamine. Et me ei peaks tingimata üritama, näiteks ma arvan, et kui me paneme kirja külavanema statuudi ja ütleme, et külavanemad peab kõik tegema neid ja neid asju, siis 90% neid täpselt neid asju ei taha teha. Vähe sellest ka nende kogukonnad ei taha, et nad teeksid neid asju. Las inimesed kohtadel ja kogukonnad teevad seda, mida nemad tahavad. Enda inimeste jaoks seda, mida seal piirkonnas on tarvis teha. Mida on selleks vaja? Esiteks on vaja näha seda kui elukorralduse mudelit ja mina väga palju käin ja räägin inimestega, et nii võiks teha ja alati tõusevad siis selle peale käed, ütlevad, mul ongi nii, aga ma ei ole sellest mudelit näinud. Et see on nüüd see koht, kus ma võib-olla olen sinuga nõus, et me võiksime seda mudeli teadvustamise mingil moel ära teha nii, et kõik saavad aru, et niimoodi see käibki. Kogukond on selles mõttes nagu riikliku kaitse all, et tema ongi see ideede generaator. Tema ongi see, kellel on õigus kohalikust omavalitsusest saada abi ja tuge oma tegevusele. Aga ma ei tea, kas see vajab seadusega muutmist. Et minu meelest, kui sügisel minna valimistele ja valida neid inimesi, kes tahavad toetuda kohalikule kogukonnale, kes mitte ei tea, millist kodu teil on vaja, vaid kes tahavad teie käest kuulda, millist teil on vaja. Et siis ma arvan, ei ole isegi vaja täiendavalt reguleerida. Et demokraatlik valimisprotsess võib anda kogukondi toetava juhtimismudeli ja tegelikult väga paljudes kohtades juba ongi andnud. Ja tegelikult on võimalik ringi liikuda mööda Eestit ja näha, kus see nii on. Kui ma käin ringi ja ma näen, et vallavanem on kogu aeg hambas, siis ma tean, et see on hästi juhitud vald ja see vald toetub kogukondadele. Kui ma ei näe vallavanemat, siis tõenäoliselt võivad asjad olla nii, et vallavanem teab ise, kuidas on inimestele hea. Et see on, ma arvan, üsna oluline vihje selleks, kuidas sügisel valida. Ja tegelikult mina usun, et meie kogukonnad on nii võimsad, et kui igal pool mujal maailmas on suhteliselt levinud, et kogukonnad teevad spordi- ja kultuuriüritusi, siis meie kogukonnad on selgelt üle võtmas ka palju olulisemaid funktsioone turvalisuse valdkonnas ja sotsiaalsete teenuste valdkonnas. See on hea. Ka seda ei tasu vaadata, kui ütleme, suutmatust teha seda nii-öelda riigipoolsete keskselt, sest tegelikult ka kõik need funktsioonid, välja arvatud tõenäoliselt haridus ja arstiabi, on natukene alati kohaspetsiifilised ja on parem, kui kohalik kogukond näitab oma signaaliga, mida on tarvis teha ja siis saab omavalitsus toetada. Siis saab omavalitsus tulla sinna taha, eks ole. Me teame näiteks Viljandimaal toimetavad Viljandi maanaised ja MTÜ Teeme, eks ole,
toetavad eakaid inimesi, on neile lihtsalt seltsiks, aga teevad ka tõsisemaid teenuseid, on abiks ja seltsiks, eks ole. Kohalikud omavalitsused, osad toetavad neid, osad ei toeta. Inet on, et ei toeta, sest et ega nende ei jäta seal vallas ju teenust tegemata. Nad teevad igal pool, aga igal pool neid lihtsalt ei toeta. Et vaat see on see koht, kus me peame vaatama, et see kogukond oleks piisavalt suurel määral kaasatud ja et kohalik omavalitsus ei jätaks neid inimesi üksi. Ja sellisel moel me saame tegelikult kõik need teenused, mis ei pea riigis ühtemoodi olema, ära teha koostöös. Ja mida vähem me seda peame reguleerima ja mida rohkem see toimub seeläbi, et me räägime ja lepime omavahel kokku, seda uhkem saab olema. Sest niipea, kui me läheme reguleerimise teed, tekib meil selline olukord, nagu meil oli see Sotsiaalministeeriumis case study, eks ole, juhtum naiste varjupaikadega. Sotsiaalministeerium sai aru tegelikult pärast, et nii ei saanud, et nad esitasid kõigile ühesuguse teenuse pakkumise nõude ja võtsid siis, ütleme, toetuse saajate nimekirjast maha need, kes ei suutnud kõikidele kriteeriumitele vastata. Nad said aru, et tegelikult nende roll on tühikut täita. Neid, kus ei tehta teatud asju, toetada ikkagi neid, mis tehakse ja olla nagu hambaaugus, eks ole, see plomm, et täita neid tühikuid. Ja vaat minu meelest see on nagu väga super lähenemine lõppkokkuvõttes, nii see peabki käima. Aga vaata, kui paindlikku riiki see eeldab, et see on muidugi nüüd erakondade ja siis parlamendi otsustajate kätes, et meil oleks selline paindlik riik. Kogukonnale vastatakse ja kogukonda täiendatakse. See on see, mis on tegelikult ju kohaliku omavalitsemise ülesanne, eks ole. Ja see on Arto sinu ja teiste kätes seal Riigikogus see ära teha. Aitäh! Mul on väga hea meel, et president avas seda kogukonna mõtet palju laiemale pinnale, et põhimõtteliselt ma saan aru, et me võiksime panna võrdlusmärgi kogukondade ja kodanikuühiskonna vahele. Ja tõsi see on, et kogukonnad on ka ju teame, et me kogukonnad, eestlaste kogukonnad on nii Rootsis, Kanadas, Luksemburgis, Brüsselis ja nii edasi. Aga nüüd me läheme kolmanda esimeja juurde, Kaupo Pipp. Tema on mees, kes Torgu kuningriigi maadel asutab ka ja organiseerib ühte kogukonda. Temal on omad mõtted, miks ta seda teeb ja ma usun, et nendest me nüüd kindlasti kuuleme. Aga loomulikult sa võid arutleda ka kogukondade teema üle laiemalt, nii nagu sinu eelkõnelejad. Palun. Aitäh. Ma kõigepealt õiendan ära siis selle teadusfilosoofia teema, et ma muidugi olen väga tänulik, et mulle omistati selline tiitel ja ma kardan, et mu õpetaja kadunud professor Rihalem praegu kuskil Pimbekiiril muigab oma seda firma naeratust, mis tal oli, kes teda tundis, teadis, kuidas see naeratus käis. Aga no ma usun, et pahane ka väga ei ole. Ma saan aru, et see tuleb sellest, et lähtudes sellest raamatust või nendest raamatutest, mis ma olen kirjutanud. Ja veel tõepoolest on ka sellest kogukonnast juttu. Ma kahjuks pean natukene, ma ei saa öelda kritiseerida, aga ma ei saa päris nõus olla sellise lähenemisega, et me võime kogukonnaks nimetada ükskõik kas jalgratturite klubi või margikogumisseltsi. Et kui me räägime kohalikust kogukonnast, see kohalik juba ütleb sinna ette midagi. Aga üldiselt, kui me antropoloogia printsiipe jälgime, siis põhimõtteliselt on niimoodi, et me saame kogukonna läbi defineerida kultuuri. Et mis see kultuur on siis? Kultuur on vabade inimeste olemise, käitumise, töötamise viis omas kodus. Kui neil ei ole võõras sundi peal, kui nad saavad ise otsustada, kuidas nad oma asju ajavad. Ja reeglina on see siis aastasadadega või tuhandetega kujunenud välja. Tegelikult me võime seda nimetada ka reflektiivseks käitumiseks, kui soovite. Ehk teisisõnu, igasugune elukeskkond seab meile mingisugused piirangud, annab meile mingisugused soodustused. Sellele vastavalt kujundatakse pärimuskultuur, et see hakkama saamine oma elukeskkonnas, see kujutab enesest ka pärimuskultuuri. Reeglina pärimuskultuur, mis on? See ongi laulud, mis räägivad tööst või mingid tantsud, eks ole. Ehk siis see kultuuripärand on ritualiseeritud, seda antakse tänu sellele, on teda lihtsam anda põlvest põlve edasi. Aga üldjuhul tähendab see mida? See tähendab seda, et on teatud territoorium, millel asuvad inimesed on õppinud
et tegutseda siin selle maa peal, vot seda künda, külvata, mida iganes teha, on õige nii sellisel ajal, sellisel moel või minna merele sellisel ajal ja sellisel moel. Ja kui see antakse põlvest põlve edasi, siis see ongi see pärimuskultuur ja see on tegelikult seesama Eesti rahva kultuur, mis koosneb siis paljude selliste kogukondade pärimusest. Tegelikult ega Eestis ongi häda selles, et ega meil ei ole sellele nagu eriliselt tähelepanu pööratud. Siin Ülo Vooglaid on hirmsasti kritiseerinud alati seda, et meie need sotsioloogilised uurimused on kuidagi ära lõppenud koos selle nõukaajaga. Aga see võiks olla tegelikult võib-olla tõesti, äkki presidendi kantselei hoolitseb sellest, et meil mingisugune grant leitakse kuidagi, et natukene uurida, et nagu siin jutt oli enne, et meil ei ole definitsiooni isegi kogukonna kohta siiamaale. Selles käsitluses, mis minu raamatus on, see lähtub siis sellest, mis ta läbi ajaloo on olnud, et miks siis kogukonnad aktiviseeruvad alati probleemide puhul. See ongi väga lihtne, see ongi see kokkuhoidmine. Selle idee, kogukonna idee ongi tegelikkuses algselt olnud eluga hakkama saamine iseseisvalt. Ja võimalus teha ise otsuseid, mis tähendab automaatselt ka seda, et sa ise vastutad nende eest. Sest kes on vastutusest vabad? Vastutusest vabad on näiteks palgasõdurid või näiteks orjad. Reeglina nende kohta, nende tegevuse peal kohtukeissi ei saa rajada. Inimene, kes ise vastutab oma tegude eest, saab olla ainult vaba inimene. See tähendab seda, et selline kogukond reeglina on organiseerunud nii-öelda anarhiliselt. Seda ei saa ülevalt alla suunata. See organiseerumine tänapäeval, kui meil on, isikuvabadused on tohutu suured, me oleme harjunud, et me oleme rajanud endale nii-öelda riigikeha, kuigi meie ise olemegi ju loomulikult riik, aga me oleme endale rajanud selle riigikeha, kellele me oleme delegeerinud siis teatavad ülesanded ja ootame, et nad seda täidaksid. Et selles mõttes natukene võib-olla on, kuidas öelda, et ma kardan, et paljud maainimesed tunnevad ennast veidikene riivatuna, kui neile räägitakse, et vaadake, kui tore, et me oleme teil teenuseid ja kõikvõimalikke, ma ei tea, alates bussiliinidest ja lõpetades tuletõrjedepoodest oleme kokku tõmmanud ja näete, kui tore, nüüd te olete hakanud ise sellega tegelema. Et milles asi on, kui muud üle ei jää, siis peab ju tegelema, aga kas sellele nüüd väga rõõmustada tasuks, et ma kardan, et see tekitab nagu sellist pisikest vimma, mis ei ole võib-olla otseselt kuskile suunatud, aga mis tähendab seda, et paljud inimesed tunnevad, et neid on sisuliselt nagu maha jäetud. Et nendega enam ei arvestata, ehk teisisõnu riik taganeb maapiirkondadest välja, sest et esiteks tajutakse, et kogu maailma areng läheb sinna poole, inimesed koonduvad linnadesse. 2011 vist oli see aasta, kui 50% elanikkonnast maa planeedil oli juba linnastunud. Ja need, kes sinna maha jäävad, siis järelikult on neil mingid, ma ei tea, on see mingi eralõbu, või puue või midagi sellist. Et kindlasti hea oleks, kui inimesed seda niimoodi ei tajuks. Mida selleks teha tuleb? Ma arvan, et see tähendaks tegelikult seda, et me peaksime ikkagi teadvustama selle, mis see tegelikult see, et meil ei jääks sellist, et see on umbes nii, et keegi ei tea täpselt, milles asi on, aga siis teeme arvamusfestivali, igaüks võib arvata, mis asi see on. Tegelikult nii ei tohiks olla see asi, sest see on meie ühiskonna alustala. Meie ühiskond lisaks perekonnale, rajaneb ka nendel samadel kogukondadel ja selle rajaneb meie kultuur tegelikult. Et nii ei tohiks olla, me peaksime endale siiski paremini seda teadvustama. Ja teine asi on see, et sellised ühiskondlikud arengud, ega me võime endale ette kujutada, et me oleme midagi organiseerinud või loonud või näiteks inimkond võib endale ette kujutada, et me oleme loonud tehnilise tsivilisatsiooni. Kahjuks niimoodi see ei ole. Need on objektiivsed protsessid, mis arenevad oma loogika järgi ja ainuke, mida me saame teha, me saame selgitada välja need eeldused, miks protsess on läinud seda viisi, nagu ta praegu on.
ja kui me need eeldused oleme leidnud, siis me võime püüda neid eeldusi muuta, et asi liiguks meile paremas suunas. Aga me ei saa iialgi olukorda muuta. Olukordade muutmine, see on absurd. Olukorda muuta ei ole võimalik. On võimalik muuta eeldusi, mis on sinnamaale viinud. Nii et kui me tunneme, et on probleemid, siis me peame kõigepealt need eeldused välja selgitama. Sellepärast oleks ka tegelikult hädasti oleks tarvis teadvustada see protsess. See, millest mina seal räägin, see on lihtsalt see, et kui tulevad karmid ajad, siis maainimene, talle jäägi, ega talle jäägi midagi muud üle, siis ta ongi nagu vette visatud laps, kes peab hakkama õppima. Aga et ei tekiks sellist olukorda, kus nagu seda vette viskamine lihtsalt on takistatud sellepärast, näiteks Sõrves, te teate, on merega ümbritsetud igalt poolt nagu saar, aga näiteks 19. sajandil, kuni 19. sajandini poisslastele ujumise õpetamine oli keelatud. Miks? Sellepärast, väga lihtsal põhjusel, sellepärast, et reederid ei võtnud, eelistasid alati tööle võtta neid poisse, kes ei osanud ujuda, sest laevasõit käis mööda kalda äärt. Kui laevaga midagi juhtus, see, kes oskas ujuda, pani sundi vette ja ta oli varsti maa peal, eks ole. Aga need, kes jäid laeva peal, kes ujuda ei osanud, nemad hakkasid nüüd tegutsema, et laeva päästa. Et meil ei tekiks samasugust olukord. Nii. No nii, aitäh Kaupo selle sissejuhatuse eest. Et siit jäi nüüd üles väikene konflikt. Et ühelt poolt sa ütled, et sinu käsitluses on kogukonnad ja rõhutasid kohalikud kogukonnad. Ja nüüd oleks siis võib-olla siis küsimus, et kas me peaks minema selle juurde, et meil on kogukondade klassifikatsioon. Et meil on kohalikud kogukonnad, ideoloogilised kogukonnad, rahvusepõhised kogukonnad ja nii edasi. Et ma annaksin nüüd võimaluse teil üksteisega väidelda ja selgitada oma väiteid. Minule tundub siiski, et see definitsioon, et kogukond on vabatahtlik ühendus inimestest, kes tulevad kokku selleks, et teha, mida nad tahavad. Suur osa neist on kohalikud kogukonnad, aga siis me vajamegi seda täpsustust. Sellisel juhul on tegemist siis kogukonnaga, keda huvitab mingisuguse paiga hea käekäik ja nad teevad lihtsalt neid asju, mida selle paiga jaoks on vaja. Aga me ei saa kindlasti hakata ütlema, et need teised kogukonnad on meile vähem väärtuslikud, sest ka need teised kogukonnad on meile andnud sellist riiki, nagu me täna näeme. Ma tulen tagasi puuetega inimeste kogukonna juurde. Kõik Eestis täna pakutavad riiklikult toetatud puuetega inimestele pakutavad teenused peale otsese toimetuleku toetuse on tegelikult mõjutatud oluliselt nende inimeste tegevusest, näiteks Võrus Meiela või igal pool mujal sellised organisatsioonid, mis on loodud praktilisest kohapealsest vajadusest. Hiljem on riik saanud aru, et need sellisel moel loodud asju on mõistlik kasutada ja pakkuda ka kõikidele teistele, aga ta toetub ka täna väga suuresti ikkagi just nimelt inimestele, kellel on huvi või vajadus nende teemadega tegeleda. Ja minu arvates niipea, kui me läheme selle väga kindla definitsiooni ja veel hullem definitsiooni põhise näiteks rahastuse pakkumisena, siis me rikume selle ära. Kogukondade riik on vitstest punutis, me kõik kuulume korraga mitmetesse kogukondadesse ja see ongi ainult hea. Mis puudutab seda, et kogukond tekib tihtipeale vajadusest ja hädast ja meeleheitest, et keegi midagi ei tee, siis tõepoolest võib ka niimoodi olla. Aga see seisukoht, et meie maakogukond on kuidagi hääbuv, maha jäänud ja hukku, see on vähemalt 10 aastat vana. Rohkem võib olla, sest kui mina käin täna ringi mööda Eestit ja kohtun inimestega ja näen, mida nemad kohtadel teevad, siis esiteks ei ole tänapäeval inimene enam töö tõttu aheldatud tingimata Maakri tänavale Tallinnas. Väga paljudel inimestel on see vabadus teha oma tööd mujal ja tehnoloogia areng tegelikult on võimestanud ka täiesti traditsioonilist maakogukondade tegevust. Mulle väga meeldivad need käsitööga seotud näited. Vanasti oli käsitöölise turg oli 4 laata, kuhu ta jõudis minna. Siis oli leping suveniiripoega. Täna on käsitöölise turg kogu maailmas ja uskuge mind, Eestis on neid käsitöölisi, kes seda turgu kasutavad. Ma olen näinud käsitöölist, kes ise ei ole muide eestlane, aga elab väga väikses Eesti kogukonnas ja tal ei ole 1000 kilomeetri raadiuses mitte ühtegi klienti, kõik on kaugel. Ehk et tehnoloogiline areng tegelikult täna
ei põhjusta enam koondumist tingimata, vaid ta hakkab pöörduma ja hakkab pakkuma võimalust just nimelt olla osa olulisest paigaseoselisest kogukonnast. Eestis meie õnn on nüüd see, et me oleme mõned ühiskondliku arenguetapid vahele jätnud, need, mida Lääne-Euroopas on astutud. Me ei ole nii linnastunud, me ei ole nii võimetud toime tulema ilma linnata ja meil on selge huvi, eks ole, käia ümber oma maja ja teha see tiir peale, nii et saab teha, et teise mehe maja ei jää ette. Et me oleme selles mõttes minu arvates rohkem 21. sajandi ühiskond, kui mõni teine ühiskond võib-olla tahaks seal olla. Aga lihtsalt on tehtud vahepeal valesid samme, et me oleme need mõned asjad vahele jätnud. Ja näha selles ainult halba, et riik ei paku ja riik ei tule tegema. See loomulikult vähendab kohapealset initsiatiivi ja tekitab inimestel tunnet, et midagi on tehtud valesti ja sellepärast nad peavad sellele vastama. Aga tegelikult see, mida mina tahan öelda, ongi just nimelt see. Me oleme teinud neid asju tõenäoliselt kogemata õigesti. Jah, tihtipeale on see saanud alguse millestki negatiivsest, aga see, kuhu me täna oleme jõudnud, on uskumatu ühiskondlik tugevus, mida tuleb võimendada ja kasutada. Et kui me ikkagi teeme neid asju lähenemisega, et ükskord, kui me saame rikkaks, siis me enam ei vaja vabatahtlikku merepäästet või vabatahtlikku tuletõrjet. See esiteks maailma kõige rikkamates riikides on vabatahtlik tuletõrje täiesti olemas. Teiseks, vabatahtlik tegevus nendel ühiskonnale olulistel turvalisuse teemadel tõstab automaatselt kogukonnas turvalisuse taset ja mitte ainult sellepärast, et need merepäästjad on võtta, aga sellepärast, et inimesed panevad merele minnes lihtsalt päästevesti selga, sest nende külas on merepäästjad ja nad teavad, et need mehed peavad oma elu ohtu panema, kui nendega merel mingi lollus juhtub. Kalurid ei saanud aastakümneid, ei saanud võrku sisse ja välja päästevest seljas, aga tekkis vabatahtlik merepääste, äkki saavad. Ma ei tea, miks need asjad seotud on, aga nad selgelt on, nii et tegelikult on ikkagi see kogukondade roll on kasvav ja seda tuleb toetada. Mitte ta ei ole asendustegevus seni, kuni riik saab jõukaks, rikkaks ja hakkab ise neid asju tegema. Et minu arvates, kui me sellest vahest saame aru, siis me teeme omale väga hea 21. sajandi riigi. Ma provotseeriks natukene küsiks, et kui kaugelt maamuna teisest otsa pealt vaadata siia Eestimaa peale, et kas tervet Eestit võiks ka sealt kuskilt kaugelt vaadata kui ühte kogukonda? Ilmselgelt võib. Ja muide, kui sa vaatad kaugemalt maamuna pealt, siis see, mille järgi meie oleme ennast modelleerinud, kipub olema Lääne-Euroopa heaolu ühiskond. Aga vaata Ameerikasse. See on valdavalt on see koguduse ümber kogunenud kogukond, aga seal on väga palju tegelikult seda, mida tehakse oma piirkonna jaoks, on samamoodi vabatahtlik. Nii et tegelikult me isegi ei loo siin midagi uut. Nii, Artur tahtis reageerida. Ma olen laias laastus nõus sellega, et üks kogukond on kirju kogum, et kogukondade oht selles vanas mõistes, mis sa rääkisid, ongi kapseldumine ja selline võõra põlgamine ja et meie ainult siin teame oma kogukonnas, kuidas õiged on asjad, aga nüüd selline tänapäevane lähenemine, kus sa tõesti võid kas või selle interneti teel olla mitme erineva kogukonna liige ja tuua ka sellega siis teistsugust mõtlemist oma kohalikku kogukonda, on väga suur asi. Minust sai ka maakas sellest hetkest, kui meie külasse internet jõudis, et siis ma nägin seda võimalust, et ma võin siin põhimõtteliselt elama hakata. Ja see, kuidas meie omavahel informatsiooni vahetame, käib ikkagi ka läbi interneti ja see mõjub hästi. Aga siin tahaks proua presidendi sellist entusiasmi natukene maha tõmmata, sest reaalsus natukene jahutada. Ma saan aru, et positsiooni pärast peab rääkima sellist väga entusiastlikku juttu, mis mulle iseenesest meeldib. Ja ma olen ka optimist, olen praktiseeriv optimist, aga kas on see optimism, et kes on halvasti informeeritud pessimistid? Sa oled hästi informeeritud pessimist. Aga tegelikult see mõttelaadi muutus on ikkagi väga kaugel veel. Neid tõsiselt ise hakkama saavaid kogukondi, kes ei ole ka sõltuvad siis poliitilisest rahastamisest, väga palju kohalikul omavalitsuse puhul sa midagi tahad teha, sul on ka mingisuguseid vahendeid selleks vaja ja siis sa pead olema õige koalitsioonipartneri
sõber, et seda rahastust endale saada, et ka sellised näiteks rahastuse asjad vajaksid ühiskonnas nagu tõsiselt muutmist, et ta muutukski kodanikuühiskonna põhiseks rahastuseks, mitte nii-öelda poliitiliseks rahastuseks, kus võim jagab seda nii-öelda jaga ja valitse printsiibid, eks ole. Ja see tekitab palju vastuseisu ja teatud mõttes võtab ära ka vabadust nendel kogukondadel siis tõesti mõelda ja rääkida vabalt, nii nagu nad tõesti soovivad, et see on üks asi. Teine asi, see 10% lugu, see on jumala õige, aga jällegi isiklikust kogemusest me tajusime seda, et kui see kogukond hakkab tegema erinevaid asju, siis aktiveeruvad erinevad grupid sealt kogukonnast, et kui toimub ainult üks, ma ei tea, kindakudujate selts, eks ole, siis sinna tulebki 10 inimest kokku ja nägemist. Aga kui seal toimub siin kõrval, me oma merepäästest on hea näide, et meil algus merepääste grupp oli väga väike, aga siis suure pingutuse tulemusena saime ühe vana paadi endale ja kui me selle paadi nagu küla peale üles panime ja hakkasime seda lihvima, siis äkki tuli kuskilt üks mees, keda ma polnud näinudki, et see on nii-öelda naaberküla mees. Ja siis, et kuule, et mul on nagu päris lihvid olemas, et mis te jamate, poisid. Ja tänaseks on ta meie liige ja nii edasi, et kui sa tood nagu erinevaid aktiviteete sisse, siis kogukond, siis kaob see 10% oht ära ja iialgi sa seda 100%-seks ei saa, et alati on individualiste, kes ei taha mitte midagi kuulda. Tema aia taga toimub, aga et sellega peab ka arvestama. Kui nad ei taha mingit sundust, neil selleks ei ole, las nad teevad seda, mis nad tahavad, aga ilmselge, et see koostegemise jõul saab palju rohkem asju ära teha kui individualistlikult. See oli veel, mida ma tahtsin valida. Jõuad veel. Kaupo, tahad lisada midagi? Ma tahtsin seda öelda, et need, kes esialgu kõrvale jäävad, et see sümptom on läbi aegade olnud, et kes jääb kõrvale esialgu, tema liitub siis, kui temal isiklik huvi tekib mingisuguse asjast, et need kõik põhinevad huvidel, see ei ole midagi nii, et meil on mingi idee, et meil on nüüd kogukond, ei ole. Ja selles mõttes tõepoolest on niimoodi, et mida kaugemale nagu võim taganeb, seda paremaks nii-öelda need kogukonnad saavad, aga kas seda nüüd näha, mis nurga alt seda näha, et see Eks ka ühe repliigi, et ma olen ka nõus, et valmis pole ja kerge pole, aga minu meelest meil just praegu käib see rahastamismudeli teema ja arutelu, et kas mitte Riigikogu ei saa seda arutada, kõik teie kolleegid seal, et kuidas jätta ja teha see nii, et kohaliku omavalitsuse eelarves oleks võimalikult palju vaba ruumi, meil on ka riigi tasandil sellega väga suur probleem, aga õnneks vähemasti seadusandlik baas, et sa võid selle vaba ruumiga teha enam-vähem seda, mida sinu inimesed tahavad, on meil täna olemas, et see on looduskaitsealune teema minu jaoks. Ja aga sellest arusaamine ei ole kohaliku omavalitsuse tasandil väga paljudesse valdadesse jõudnud või kohalikesse omavalitsustesse. See on kahetsusväärne. Muide, väga õige märkus. Väga paljud siiski saavad sellest aru, et kui riik ei ole mulle ette kirjutanud, siis ma ei pea tegema. Mitte nii, et kui riik ei ole mulle ette kirjutanud, siis ma võin teha seda, mida ma tahan. Õige ametnik. Ma võin teile nii palju öelda, et Vabaerakond hetkel tegeleb selle probleemi lahendamisega, et kuidas muuta vabaühenduste finantseerimine mitte ametniku keskseks, vaid sellesama kodanikuühiskonna keskseks, et anda see rahastuse jagamise võim nende enda kätte. Aga nende ettepanekutega me tuleme mõne aja pärast välja. Nüüd on aeg tiksunud nii kaugele, et mul oleks viimane aeg tulla mikrofoniga publiku hulka. Ain aitab. Ja kes aitab? Ain aitab. Näed, seal on esimene käsi püsti ja saab auhinna, et saada mikrofoni. Mene sinna, jah. Seal on üks kena daam. Siis on, seal on üks käsi. Lehvitage veel. Seal on üks käsi. Siin ka. Oi, meil on palju esinejaid. Püüame 1 minuti, 2 minutiga hakkama saada. Kontsentreerige oma mõte valmis ja
siis saavad rohkem inimesi rääkida. Suur aitäh huvitava arutluse eest. Ma olen Mari Jüfireva, Lasnamäe linnaosa vanem Tallinnast. See on kõige suurem linnaosa Tallinnas. Ja mina lihtsalt tahtsin öelda, et mina olen teiega absoluutselt nõus selles osas, et kohalikud kogukonnad tõesti muutuvad üha autoriteetsemaks ja nende koostöö kohalike võimudega toimub üha tõhusamaks ja vastab tõele. Lihtsalt väga lihtne näide, et meil on üks Lasnamäel väga aktiivne toimiv kogukond nagu Lasna idee ja aasta tagasi noored inimesed tulid linnaossa ettepanekuga rajada parki ühele Tööärmaale. Ja tõesti see õnnestus, lähikuudel see park kerkib, aga mina lihtsalt tahtsin öelda, miks selline projekt õnnestus. Ja kõige olulisem faktoriks oli see, et selle kogukonna inimesed olid väga haritud, neil oli erialane haridus ja nemad teadsid väga täpsemalt, mida nemad soovivad, sellepärast nemad on korraldanud ise näiteks toad, kaasates kohalikud elanikud ja nemad valmistasid ette eskiisi, mis oli täiesti näitas, kuidas see tulevane park välja näeb. Ja sellega ma lihtsalt tahtsin öelda seda, et mina näen tõesti suurt tulevikku, aga lihtsalt need inimesed, kes toimuvad selles kogukonnas, nemad peavad olema haritud ja nemad peaksid teadma väga täpselt, mida nemad soovivad saavutada ja kindlasti kogukondlik toetus tavainimeste seas peaks ka olema. Ja selles mõttes see Lasna idee on tõesti väga edukas näide, sellepärast nemad olid ka kaasatud ühe projekti väljanägimise töötamiseks. Suur aitäh teile! Aitäh selle julgustava näite eest, seal on anna sealt mikrofon edasi kohe sinna. Püüan mingisuguse loogilise ringi siin korraldada. Nii, Tõnu Kloop olen mina. Ja mul on nagu tegelikult kaks sihukest pigem küsimust. Et üks on selline lühiajaline olupoliitiline küsimus ja teine on sihukene minu paadunud evolutsionismist lähtuv pikaajaline küsimus selle kodaniku, selle kohta, kogukonna kohta. Et lühiajaline on küsimus on selles, et kas kogukondade esile tõstmine pole äkki sihukene riigivõimu võõrandamise tulemuse, et riigivõim ja kohalikud võimustruktuurid ehk ka kõik võõranduvad nii palju, et nad enam ei täida kodanike võimu vajadusi. Ja või on tegemist hoopis sedasi, et see kogukondade esile tõstmine käib sellisel eugeenilisel mehhanismil, tõuaretuslikul mehhanismil, et kogukonnad põhja lasta, et nad sitsiksid nii nagu vaja ja enam ei hakkaks vastu võimule. See on lühiajaline küsimus, ma pean vahetuseks. Ma vastaks kohe särgist inspireerituna, et muidugi õudselt hea on, kui 70-ndatel näiteks ei olnud mingit pulli kogukondadega, et tegid, mis tahtsid ja niimoodi, et kõik oli kontrolli all, riik tegi kõik ära, kõik oli, et jah, just nimelt võim ei olnud absoluutselt võõrandunud, võim oli absoluutselt iga inimese peas ja katsu sa midagi öelda ja kirjutada, mida oleks tahtnud, mis võimule ei oleks meeldinud. Mulle meeldib nagu see palju rohkem, et kogukonnad võivad öelda, mis nad tahavad, nad saavad oma mõtted läbi ja just nimelt tuleb teha see süsteem selliseks, et kogukondade ideed elaks, sest palun väga vabandust, aga Tallinn ei tea, mida on vaja kohalikel kogukondadel. Parima tahtega võid kogemata haiget teha, nii võib lihtsalt minna, sellepärast peabki rääkima kogukonnaga. Muidega ega vallakeskus ka ei tea, mida külaselt siit tingimata alati tariseb. Ehk et mina arvan, et me ikkagi peaksime eelistama nagu seda, et vaba mõtet saab toetada. Mul on ka täiesti teoreetiline argument selle väite kaitseks. 20. sajandil võis teha 30 aasta plaani, viia selle ellu ja arendada riiki. See oli täiesti võimalik, sest 20. sajandil läks hapuks kaks asja, petrooleumlamp ja hobuveok. See tehnika, mis teil täna on taskus 5 aasta pärast, on kiviaeg. Kui sa nüüd proovid teha ühel ideel põhinevat 30 aasta plaani, sa raudselt ebaõnnestub, sul on vaja see 20 000 mõtet miinimum iga päev. Mõni nendest õnnestub. Lihtsalt tänapäevane ühiskond ja ühiskondlik areng nõuab seda.
Ma võib-olla selle sinu küsimuse peale, et kas teatud võõrandumine on toimunud või ütleme, see esindusdemokraatia teatud kriisis on, et siis ütleks, et pigem jah, et see on, see kogukondlikkus on teatud mõttes üle maailma vastuliikumine sellisele tohutule tsentraliseerimisele, mis on toimunud. Ja üks hea näide on just hiljuti Financial Timesist lugesin kuidagi Katsi nimelist autorit, kes kirjutas New Localismist või uuest kohalikkusest. Ja ta tõi seal näite Trumpi poliitika, kliimapoliitika, kes siis loobus Pariisi kokkuleppest. Vastukaaluks sellele siis mitmed linnad ja ka osariigid teatasid, et nemad, et riigi tasand võib loobuda sellest kokkuleppest, aga nemad oma linna territooriumil või osariigi territooriumil jäävad selle kokkuleppe osasid täitma või nõudma. Et see on nagu selline nagu suure pildi liikumine toimub ka samas vallas, et see ei ole päris nii-öelda Eesti mäng, ütleme nii. Nii, teine küsimus. Teine on siiski pikas perspektiivis, ehk ma lähtun Kaul Nurme algust toodud sellest definitsioonist, et kogukond oli üle-eelmisel sajandil sotsiaalmajanduslik struktuur. Sotsiaalmajanduslik struktuur oli ta selles mõttes, et ta tagas kõige parema ühiskonna või selle kogukonna või seltskonna energeetikaga energiaga rahuldamise. See kogukond tegeles põllumajandusega ehk teistsõnaga päikseenergia muundamisega inimesele sobilikuks. Seesama energeetika hoidis kogukonda koos. Nüüd 21. sajandil on see muutunud olukord, päikeseenergia on kolmandajärguline ja kõik käib seal fossiilse energia põhiselt. Mis oleks see energia, mis seda kogukonda koos hoiaks või vastupidi, mida see tähendab, et mismoodi see fossiilse energia põhine inimeste käitumine hakkab toimuma, et kas ta suudab üldse kogukonnale toimida, kui see fossiilse energia jagamine, mis on väga kitsalt jagatud, mis territooriumiga ei ole üldse seotud, et Nii, Kaupo, see vist on sinu spetsialiteedi küsimus. Ei no loomulikult ta tabab täpselt naela pea pihta, et tõepoolest nii see on. Et kogu ühiskondlik komplekssuse areng ju on alguse saanud sellest, et hakati toitu kasvatama endale. Ja kuni see energiasisend oli seotud maaga, seni ta oligi loomulikult ka seotud nii-öelda kohalike kogukondadega. Ja nüüd, kus ta enam ei ole nii jäigalt seotud, meil praegu energia hankimisega ühiskonnale tegeleb vähem inimesi kui, ma ei tea, vanglasist. Umbes suurusjärk on umbes sama. Et selles mõttes, näiteks kiviaja ühiskonnas oli võib-olla 12 ühiskondlikku rolli. Praegu Euroopa Liidu erialaspetsialistide loend on 200 000 kitsast eriala. See spetsialiseerumine on olnud võimalik tänu sellele, et energiasisend on muutunud niivõrd võimsaks. Aga küsimus ongi nüüd selles, et mis saab, kui see sisend hakkab stagneeruma ja kui see majandusmudel selliselt ei toimi. Kui toimub midagi taolist, nagu me praegu näeme, et Eestis näiteks Eesti sisemajanduse koguprodukt oli 2007. aasta lõpus kõrgem, kui ta oli 2017. aasta alguses. Mis tähendab tegelikult majanduskasvu ei ole. Tähendab tegelikult, et siis üleüldine energiasisend peab olema langenud ehk energia tarbimine. Et põhimõtteliselt, ma tean, et millele ta seal vihjab, aga idee poolest see ongi see, mida mina pean silmas, et see tegelik kogukondlik suhtumine tekib uuesti siis, kui me peame uuesti minema tagasi vanade mudelite juurde. Ja see kõlab paljudel inimestel, ma kujutan ette, väga jubedalt, eks ole, et kuidas siis nii, et me pidime ju minema kuu peale ja Marsile ja edasi sealt, aga tegelikult me võiksime valmis olla ka sellisteks juhtudeks ja rääkimata veel sellest, kui
kui peaks juhtuma mingisugused ebameeldivused, ma ei tea, geopoliitilisel tasandil või majanduslikuni välja. Aga kas sellepärast nüüd hakata hoidma vägisi üleval kogukondi või need kogukonnad organiseeruvad, no ütleme näiteks nii nagu Saaremaal praegu on. Saaremaal sisuliselt kohalikud omavalitsused likvideeruvad, on ainult üks suur Saaremaa. No loomulikult on selge, kui seal ühes otsas ja teises otsas inimesed sisuliselt, kui nad räägivad oma emakeeles, siis nad peaaegu, et ei saa teineteisest aru, et mida nad räägivad. Keele erinevus on juba sedavõrd suur. Et siis ei saa olla ka seda, et nüüd Kuressaares keegi teab täpselt, et missugused vajadused ühel või teisel on, kui sisuliselt tähendaks ikkagi seda, et võim koondub parteide kätte ja loomulikult iga partei, ma arvan, Artur Talvik samamoodi, miks ta peaks eraldama vahendeid piirkonda, kus on 300 elanikku, kui võiks eraldada vahendeid sinna, kus on 30 000 elanikku ja sealt sõltub valimistulemus, elektoraat tuleb ikka eraldada sinna, kus elektoraat on. See on ka loomulik. See on hullem küünik kui mina olen. Mina tahan vaielda, Väikesaarte programm näiteks toetab väga väikesi kogukondi ja per capita ilmselt väga hästi, nii et ei saa olla informeerimatu küünik, võiks olla informeeritud küünik. Aga mis puudutab kogukondi, energiatarbimist ja kataklüsmilisi muutusi, siis tegelikult see, mida me täna näeme, mis puudutab industriaalajastu töökohti, siis need lahkuvad meist samamoodi nagu omal ajal põllumajanduse omad, et ilmselt tehakse varsti kogu tööstus ära ka seal 3-5% tööjõuga. Aga mingisugused uued töökohad, mis on senisest vabamad, võimaldavad meil seda kogukondlikku elustiili arendada, paistavad tulevad tasemele, eks ole. Tegelikult paljud näevad selles, et ainult kõrgtehnoloogiliselt arenenud, ütleme need inimesed, kes on õppinud spetsiaalselt spetsiifilisi asju, et nemad saavad sellest võitu. Tegelikult see nii ei ole. Võitu saab kogu ühiskond, sest et kõige rohkem on ju tegelikult, vaadake tõele näkku, mis on tootnud selles uues majanduses kõige rohkem töökohti. Need on lobisemine, Facebook ja Twitter ja niisugust asjad. Ei ole ülearu kõrgtehnoloogia. Kassipildid, eks ju. Et see näitab, et tegelikult lähenemine, et tehnoloogia võtab ära töökohad on ilmselgelt vale. Tehnoloogia loob ootamatuid uusi töökohti, uusi võimalusi, aga mille peale me tõesti peame mõtlema on see, et kui me ei tööta põllumajanduses ja kui me ei tööta ka tööstuses, see tähendab, et meil on senisest veelgi rohkem vaba aega, mida me saame panustada just nimelt oma kogukonna töösse ja tegevusse. Ilmselge on, et industriaalajastuga sotsiaalne mudel läheb koos industriaalajastuga. Meil on vaja midagi asemele pakkuda ja seda kõike me praegu teemegi, nii et meil ei olegi tingimata vaja järsku kataklüsmi, see on lihtsalt selline areng, mida me praegu läbi viime, läbi elame, mis eeldabki meil täiesti uut ja teistsugust mõtlemist. Ega siis ei saa nii olla, et industriaalne töö kaob, aga vastav sotsiaalne mudel jääb alles. Kindlasti ei jää. Nii, aitäh, seal on meil 2 kätt üleval. Tere, mina olen Aili Mittendorf Sotsiaalministeeriumist ja minu valdkond on just mere- ja naistevastane vägivald. Ja ma tahaksin rõhutada ühte kogukonna väga olulist rolli, et siin nimetati komberuumi tugevdamine ja sisemiste moraalinormide arendamine. Et riik reguleerib seda, et meil ei või olla vägivalda üksteise suhtes, aga siiski meil on iga 3. naine kannatab mingisuguse vägivalla vormi all. See tähendab seda, et meil on igas kogukonnas mõni perekond, mõni naine, kes tegelikult kannatab vägivalla all. Eks see, mida ma tahaksin rõhutada kogukonnalt olulist rolli, on ikkagi tähelepanu pööramine ka sellele, et mida me näeme selles kogukonnas. Me näeme seal kindlasti emotsionaalset vägivalda, me näeme seda, kuidas mõni ema või isa lapse suhtes on kohatult käitub vägivaldselt. Eks see tähendab ka sellist rollide tugevdamist. Aitäh, andke mikrofon enda selja taha kohe, seal on üks mutsidega noormees. Tere, mina olen Marko Kaasik ja mul on väga konkreetne küsimus Kaupo Vitkile tema ühe väite kohta. Kas see, kui aastal 1940 Nõukogude võim okupeeris Eesti, kas see oli mingite tingimuste loomine olukorra muutmine otse ja kohe? Kuidas te arvate, kas oli võimalik okupatsioon ja annekteerimine läbi viia, kui ei oleks selleks loodud eeldusi? Küsimus vastu.
kas ma tohin koduperenaiselikult sekkuda filosoofilisse vaidlusesse ja öelda, et minul on ka mure sellepärast, et märkamine ei ole meie komberuumi osa, nagu siin Sotsiaalministeeriumi inimesed just ütlesid, et märkamiskultuur peab siin riigis kindlasti kõvasti edenema. Ja omalt poolt koolideski käies, siis me noortega sellest palju räägime ja ma usun, et järgmine põlvkond saab märkama. Tohib ka lisada sinna, et ma arvan, et üks selle koduvägivalla põhjusi on ka see, et need vägivallatsejad, neil ei ole väljundit ühiskonnas või nad on kuskil ühiskonnas ikkagi ripakile jäänud, et selles mõttes kogukond kui sellise väljundite andjana neile, ühiskondlike väljundite andjana võiks olla teatud mõttes ravitseja. Nad saavad seal olla keegi, et kui nad võib-olla oma töö juures või mingisuguse igapäevaelus äkki ei ole keegi, siis selles kogukonnas saavad olla keegi, kui nad tahavad muidugi seda teha. Ja see kindlasti parandaks ka sellist suhtumist lisaks sellele märkamisele. Aitäh, mikrofon on seal. Jah, tere, olen Aleksandr Ajarak Kultuuriministeeriumist ametnik. Ja ametnikuna ma ütleks niimoodi, minu kogemus ütleb seda, et tihtilugu, mitte alati, aga tihtilugu ametnikel on kergem rääkida inimestega tegelikest probleemidest, mitte mõelda neid lahendusi paberi peal. Inimesed tulevad ja räägivad, nii võiks asju niimoodi teha. Kindlasti on piirangud, kindlasti on seatud, aga ärme mõtleme, et ametnik on seaduse käepikendus. Et ärme vaatame ametnikule juriidiliselt. Et seadus, selleks on juristid. Aga minu arvates ja minu haridus ja kogemus ütleb seda, et ametnik on otsene side inimestega reaalsete probleemiga. Nemad näevad, kuidas seadused täidavad oma eesmärki või täidavad. Aitäh! Aitäh, seal on üks ametnik peaks olema osa sellest kodaniku ühiskonnast. Aplaus sellele ametnikule! Kolleega juba lõunaosa riikidest. Ja kui siin seda statistika käsitlust edasi viia, siis ilmselt ka üks perevägivalla tegija, sest mul on ka peres 3 naist olnud. Aga see selleks, et ma tahtsin nagu paluda, et seda kogukondade teemat väga seadustega ei tagataks või peaaegu mitte üldse. Ja põhjus on see, et nagu viimasel ajal olen hakanud tundma ennast nagu pärisorjana. Mis on põhjus? Et paarsada aastat tagasi mõislikud kaardimängudes külasid parseldasid maha ja meil seal lõuna pool on ka niimoodi, et neid liitmise ja lahutamise otsuseid on nii palju, et vallad enam ise ka ei tea, millise nad on kohtusse kaevanud ja mille poolt me oleme hääletanud ja millele me oleme vastu olnud. Aga samas teiselt poolt ise olles nagu isa ja vanaisa liini pidi ja 150 aastat umbes ühes samas kohas elanud, seda talu vastavalt võimalustel pidanud, aastal 1905 olevat olnud soldat mingis kambris. Mõni aasta tagasi leidsin 1904. aasta Peterburi moe ajakirjad, millega oli pragusid topitud, need ilmselt oli olnud. Seal on olnud saksa sõdurid, seal on olnud venesõbud sõdurid ja nagu kogu aeg on pidanud ise hakkama saama. Ja siis tahaks nagu, et kui vahepeal võib-olla nagu vald sõitis üle inimesest mingis mõttes või riik, et siis nüüd ei tuleks veel kogukond juurde, kes hakkab üle sõitma, sest naabritega on üldiselt läbi saadud, naabritega me saame hakkama. Ja et oluline olekski see, et see kogukond tekiks lihtsalt sellest, et iga mõistlik inimene ise toimetab ja kui on ühised huvid, nagu siin on täna ka jutuks olnud, siis see kogukond tekib. Ja kui need ühised huvisid ei juhtu olema, mis võib ka olla, siis tegelikult seda kogukonda ei ole, aga ei ole midagi häda, sest igaüks oma jupikese eest mõistlikkuse piires hoolitseb. Aitäh! Kuidas vältida kogukondade agressiooni? Ma tahaks lihtsalt öelda, et ka see on kogukonna valik, et väga paljud kogukonnad Eestis täna kasutavad kõiki neid võimalusi organiseerunud moel kirjutada projekte ja isegi ma olen sõnavaras pannud tähele, et kui vanasti ehitati sild, siis täna tehakse ikka sillaprojekt, eks ju. Aga see on ka kogukonna valik seda mitte teha, kui ta ei taha seda teha. Et kogukond võib otsustada, et nemad saavad hakkama ise ja ei taotle, ei osale selles mängus näiteks ja tõepoolest annab see neile tõenäoliselt suurema kiiruse ja autonoomia. Muid Eestis on ka selliseid kogukondi, kus inimesed ise väga palju panustavad.
ja siis nüüd minul ongi tekkinud vahel filosoofiline küsimus, et kuidas siis nüüd läheneda, et kas rohkem täita hambaauke ehk et käia siis ütleme rohkem aktiivselt kohaliku omavalitsusena tegemas midagi seal, kus inimesed ise ei tee või toetada seda, kus ise teevad ehk et tehes need nagu nii-öelda aktiivsed piigid veel kõrgemaks ja jättes samas nagu augud maha, et kuskil on ilmselt see tasakaal, aga see küsimus kahtlemata ka tekib. Sest mida sa teed, kui kogukonna liikmed ütlevad, et me panime miljoni, kas riik paneb ka ja sa tead, et see tegelikult peaks panema selle miljoni mujale, kus kogukond ise ei suutnud panna miljoni. Kõik mu näited on muide päris elust, ma lihtsalt ei maini kohta. Nii, aitäh, meil on järgmine teote. Ma tahtsin veel lisada siia, et tegelikult kui kellel on huvi nagu Aet Annistil on selline uurimustöö, tõsi küll, see on mingi 450 lehekülge, et teda annab närida, aga mis seostub, jah, 2011 vist. Või oli varem. Aga seal on sellest projekti ühiskonnast ja projekti arengust on päris huvitavalt seda lahatud, et see oli otsides kogukonda, mis ta oli meil sotsialismi järgses keskuskülas või? Nii, meil on järgmine küsija või arvaja. Olen Indrek Pauts ja paadunud tugeva isiksuse toetaja. Tahan sõita sisse Artur Talvikule tema repliigi eest, mõtte eest, et individualismiga ei jõua kaugele. Selle raamatu ma sain avaldatud tänu just omaenda individualismile. Kui mina oleksin hakanud tegema koostööd mingisuguste kirjastustega, siis seda raamatut ei oleks ilmunud. Siis oleks tekkinud kaasvastutajad. Ma olen selles raamatus väga terav ja vastutan ise üksinda nende mõtete. Kuidas? Siin selles raamatus ma kirjutan 2016 kõige kõrvetavamatest probleemidest Eestis. Ma olen siia lisanud need mõtted, mida ma arvasin, et oleks vaja lisada nendele, mis ühiskonnas käibele läksid, kaasa arvatud siis ka lähisuhtevägivald. Ma arvan, et ma põhilise probleemi tõin siin välja. Siin tekkis nüüd see kogukonna ja indiviidi vahelise suhte küsimus. Ma arvan, kuna aega on vähe, ma ütlen kohe oma suure mõtlemise tulemuse välja, et kogukonna arvamus peaks olema kohustuslik ainult sellele kogukonna või ütleme selle lähedal elava inimese suhtes, kes on ise vabatahtlikult kogukonda astunud. Vastasel juhul tekiks vägivald totaalne. Minu arust, kui ma tohin Arturit korraks aidata, minu arust lähimuspõhimõte Euroopa keeles võetakse subsidiaarsuspõhimõte, see kehtib absoluutselt välja kõigi üksikindiviidi tasandina. Kõik, mida saate ise ära, üksi ei saanud hakkama, kutsu pere appi, perega ei saanud hakkama, kutsu küla appi, külaga ei saanud hakkama ja nii edasi, lõpuks tuleb Brüssel aitab. Ma kommenteerin seda võib-olla omalt poolt nii palju, et on kindlasti asju, mida on üksinda mõistlikum teha ja kasulikum teha kui kambakesi. Aga on kindlasti asju, mida üksinda kuidagi tehtud ei saa. Aga Ene-Mai Tiit on minu jaoks siin... Vabandust, meil on juba mikrofon siin. Ütleme, te olete jätnud. Nii, aitäh, Valter Varner, õpetan tudengitele Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis kogukonnade meetodeid. Ja minu repliik proua presidendi märkamise teemale. Risto Perenson kirjutas Postimehes ühest loost, mis toimus Saaremaal. Üks väike patsaan varastas Selveri poest endale pudeli viina, turvad kätte ei saanud, ta pani jooksu. Üks vastutustundlik möödakäija, kogukonna liige, kes jagas ühiseid väärtusi, pidas ta kinni. Ja toimus ilmselt mingi rabelemine poissi kinni pidades. Ta läks perearsti juurde, sai tõendi, andis asja kohtusse, politseisse kohtusse ja kohtunik trahvis seda möödakäijat 15 000 krooniga. Ma usun, et seal oli tugev sõnum patsaanidele, meiega ei juhtu midagi, keegi ei julge midagi teha ja ka kogukonna liikmetele ära märka, pööra pea kõrvale. Nii on sulle ohutu. Ja selles mõttes eelmisel nädalal on läinud liikved Eestis üks termin, täditsemine. Mulle tundubki, et see mitte millegest vastutav täditsemine teeb palju kurja sellele, et kogukonnad võiksid vastutust võtta. Aga Artur Talvik alustas täna oma sõnavõttu sellega, et
selle kogukonna edenemise alus on suhtlemine. Ja mina tahan seda mõtet jagada ja pakun teile kõigile suhtlemiseks ühte väikest laulikut. Kes tahab võtku, tähistame Eesti sünnipäeva 25. veebruari sellega, et saame väikeses seltskonnas kokku need, kes üksteist usaldavad ja laulame igasuguseid laule. Siin on lihtsalt 4-5 laulukest näiteks, aga ma ei saa ka järgmist sõna võtta, et ma lihtsalt pakun kõigile, kes tahavad neid laululehti. Võib-olla ma väikse kommentaari teen selle märkamise teemal või turvalisuse teemal, kui niipidi. Ma keeran ta nagu vastupidi, et me omal ajal, sellest on 10 aastat möödas, moodustasime oma poolsaarele oma patrulli. Ja sellel oli mitu piiripealset asja, et seal, kuna sellist riigi jõumonopoli hakkasime otsa pealt näksima, siis tekkis seltskonnal jällegi selline macho efekt, et lähme kohe, ma ei tea, Loksa linna ja võtame automaadid kaasa ja näitame, kes me oleme ja nii edasi. Ja see sai maha võetud. Aga tegelikult hilisemalt, kui meil rahulikult see patrull lihtsalt toimis ja käis ja kuritegevus kadus lihtsalt poolsaarelt ära, seda politsei nagu statistiliselt näitas meile, kuidas see liikumine on toimunud, siis ma tegin sellised järeldused, et see kogukond oma kokkuhoidmisega tegelikult annab ka kurjategijale nii suure sõnumi, et ta ei taha siia tulla lihtsalt. Tal on siin ebameeldiv, võib siin vahele jääda kergemini kui kuskil mujal ja kõik sellised asjad. Ja siis jääksid ka need kohtu case'id ära. Ta läheb sinna, kus kogukonda ei ole. Mari Suurväli, Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, Väärikate ülikool. Ja mina hea meelega kahes heas kogukonna näitest lühidalt ütlen teile. Esimene oli 90. aastate algul ja majandusõpet koolis ei olnud. Ettevõtlusest ei saanud rääkida, kui karjääriõppest rääkisime, siis öeldi, et see on päris jama. 20 aastat. Vaat selle valdkonna töö tulemusena on üldhariduskoolides majandusõppe sees. Kui sa usud oma tegevusse ja ikka seesama koos on rohkem võimalusi, nii nagu president ütles, kui üksinda hakkama ei saa, siis pereappi ja tõesti pereappi vahest mees mul ütles, jälle sa muud ei räägi kui junior achievement ja majandusõppe õpilasfirmad. Kas midagi muud ka veel tuleb? Aga nii ta on. Ja nüüd on teine asi. Väärikate ülikool. Mul oli nii hea meel, et ei pea olema ainult ühest paigast kogukond kuulda, vaid et ühteviisi mõtleb. Ja Väärikate ülikooliga, kui me alustasime 9 aastat tagasi, siis küll kolledži direktor küsis, kas 50 tuleb. Ma ütlesin, 50 tuleb, aga praegult on meil 570 registreerunud ja tähendab, kogukond vajab õppimist. Õppimine on see, mille kaudu me liigume edasi. Ainult üks mure on, kas see liiga suur haldusreform natukene kogukondade tegevust ei hakka pidurdama. Aktiveerib. Nii, aitäh. Usume siis parimasse. Ene-Margit Tiit, Tartu Ülikooli emeriitprofessor. Olen tegelenud mõningate sotsioloogiliste uuringutega, muuhulgas ka perevägivalla uuringuga. Tegelikult, kui me võtame õige mitukümmend aastat tagasi, siis Eesti ühiskonnas oli märkamine, oli sotsiaalne kontroll. Mingis mõttes see sotsiaalne kontroll ja see vastastikune märkamine kadus ära siis, kui meie inimesed läksid elama suurtesse majadesse. Ja on väga huvitav, uuringud näitavad, et suures majas isegi ühe trepikoja inimesed ei tunne omavahel, ei tunne üksteist, ei kontrolli üksteist, puudub täiesti see kogukonna tunne. Ja just nimelt need väga suured majad mingis mõttes hävitasid
kunagi selle kogukonna efekti. Nüüd, mis puutub veel perevägivallasse, siis seda mõjutas ka teatud seadusandlus. Ma mäletan, kui doktor Heiti Kadastik ütles, kõik, mis toimub korteri ukse taga, sellesse ei tohi segada vahele ei miilits, ei tohter. Ühesõnaga tekkis mingi niisugune hoiak, et pereasjadesse teised vahele ei sega. Ilmselt see oli mingi niisugune väärhoiak ja need kaks asja on tõesti need, mis seda kunagist kogukonna tunnet on tugevasti häirinud. Aitäh! Nii et küll oleks tore, kui meil tekiks trepikoja kogukonnad. Ma sain siit ühe mõtte, aga... Ei, aga neid ju on. Artur on jutu alguses, me oleme tagasi, et niipea kui sul on vaja võidelda detailplaneeringuga, on trepikoja kogukond nii palju kui kulub. Algselt ju ajalooliselt, kui nii võtta, siis millal ilmus seadusandlus? Seadusandlused hakkasid tekkima siis, kui inimesed enam kogukonnad ei kontrollinud teineteist. Mesopotaamia esimesed linnad, mis paisusid sinna kuskile üle 20 000 juba, seal oli võimatu juba loota ühiskondlikule kontrollile, et siis tuli hakata seadusi kehtestama. Enne seda ei olnud seadusi vaja. Et põhimõtteliselt me näeme siin seda sama efekti, et kui palju inimesi on koos, siis mugavam on muidugi niimoodi, et sa ei ütlegi oma koridori naabrile, et sa ei tunnegi teda, sa ei tea. Aga muide selles, mis Enne-Margit ütles, et siin on tegelikult üks põnev näide, see sama, et miilits ei tule korteri ukse taha, et mõned nendest asjadest olid ka meie akadeemilise nagu autoriteediga öeldud seisukohad, mis kaitsesid meid okupatsiooni tingimustes. Teine, mis mulle meelde tuleb, on kakskeelsus on ohtlik. Et need olid ilmselgelt väited, kus akadeemilist autoriteeti lihtsalt kasutati isikuvabaduste suurendamiseks või siis venestamise vastu võitlemiseks, mis tingimata ei pea olema, ülitugeva teaduslikul vundamendil. Mina pean ütlema ühte asja, et minusugused vanad inimesed, annan andeks inimestele lollused, aga mitte mõõdutunde puudumise. Ja siin ma tahan natukene naiste kapsaeda, mis võib-olla daamidele ei meeldi, aga pahatihti meie naised ise kutsume perekonnatülid esile, kuna meil puudub mõõdutunne ja me ei saa aru, millal oma meest kutsuda korrale ja millal mitte kutsuda. Nii, aitäh, me läheme nüüd selle teemaga oma teemast kõrvale. Aga me peame hakkama asju kokku võtma, sest me ei tohi presidendi aega kuritarvitada. Et selles mõttes ma loodan, et ma saan võib-olla viimased 2 kõige hädavajalist küsimust, aga ole hea. Mina olen Age ja olen Põhja-Tallinnast, Pelgulinna seltsist. Pelgulinna selts on üks Tallinna vanimaid asumiseltse, 25 aastat tegutsenud. Ja tahtsin just öelda, et seesama märkamise teema komberuumis, et tegelikult see ongi see alus, mille pärast need seltsid, vähemalt Pelgulinna selts on tekkinud oma ajal. Aga üks asi, mis mind selle mikrofoni järgi haarama innustas, oli just nimelt siin natuke aega tagasi üks Lasnamäe linnaosa vanem oli vist. Jah, võttis sõna ja rääkis Lasna ideest ja tõi sellise positiivse näite, et mind teeb nagu väga ettevaatlikuks see, et olles kohtunud nende inimestega, suheldes igapäevaselt teiste Tallinna asumiseltside inimestega ja tean, kui palju on olnud vastuseisu ja just nimelt poliitikute ja kohaliku sellise omavalitsuse poolt takistamaks nende tööd ja sageli mitte arvestama nende ettepanekutega, mis on olnud kantud heast tahtest. Et kuidagi enne valimisi justkui kõik poliitikud näitavad ennast kogukondade sõpradena, nii et tahaks nagu kutsuda ettevaatlikkusele. Põhja-Tallinnast on praegu üks näide täitsa ilmselgelt olemas, kus siin aasta tagasi üritasime diskussiooni meie halduskoguga ja et leida sobiv koht süstlavahetuspunktile,
meile öeldi väga ülbelt, et minge kohtusse. Täna on linnaosavalitsus kogukondade eest rääkijad, mis kuna leiti Tervise Arengu Instituudi poolt Sitsi asumisse koht, kus on teadaolevalt siis uuringu tulemusena teada, et seal on need abivajajad olemas. Nii et mina lihtsalt kutsuks mõtlema selle peale, et kõik alati ei ole kuldki silm. Aitäh, kas meil on keegi, kes ilmtingimata tahab sõna? Seal on üks noormees. Anname temale veel viimase sõna ja siis me võtame otsad kokku. Tiit Urva, Elva, Heidu, kogukond nii-öelda. Et tegelikult ma tahtsin lõpuks öelda seda, et siin oli jah väga huvitavad need sõnavõtud, aga kokkuvõttes võib öelda, et see kogu see kogukonna teema on alles väga instinktiivsel teel. Et tegelikult see tahab nagu uurimist, arendamist ja mitte eraldi uurimissuunana, vaid tervikuna, et kuidas riik oleks tasakaalus ja piisavalt õhuke, et kus see kogukond võiks olla see käepikendus ja siis nii-öelda tugi. Et siin ei tohiks, need asjad ei tohiks niimoodi minna balansist välja, vaid oleks tasakaalus ja tegelikult kogukonnad on ju need, mis aitavad koha peal sotsiaalmajanduslikku elu nagu arendada edasi viia. Ja siin on nagu nõuab hästi head koostööd siis riigid erinevate tasanditega ja ütleme, ja igal juhul tahab see teema nagu uurimist edasi arendamist, mitte väga teoreetilised, aga just neid praktilisi, metoodilisi asju. Sest selles osas me võiksime oma Eesti riigiga olla jälle nagu siis leida hea ja õige tee, kuidas tasakaalustada riiki koostöös kogukondadega edasi. Head mõtted. Kui ma tohiks omalt poolt, ma luban, ma rohkem üldse sel teemal täna siin sõna ei võtta, jätan teistele ka ruumi, aga öelda seda, et ma olen väga nõus, et seda nähtust tuleb uurida. Aga ma olen hästi valvas selle koha peal, et kes seda arendama peab, et minu arvates see nähtus peab ise evolutsiooniliselt kujunema, arenema ja ülesanne on teda märgata ja toetada. Aga niipea, kui me teeme 30-aastase plaani Eesti kogukonna nagu võimestamiseks, nii on kõik metsas, selles ma olen ka täiesti kindel. Siin ma olen absoluutselt nõus. Jah, et need asjad neid ei ole võimalik niimoodi kavandada, et me saaksime mingisuguseid eeldusi muuta, kui me tunneksime neid eeldusi, aga kui me ei tunne neid eeldusi, siis ei ole mõtet hakata võtma mingisuguseid meetmeid ette. Nii, ma pakun igal 11 minuti 2 lõpusõnaks. President kasutab oma võimaluse. Toidu või tähendab selles nii-öelda sotsiaalmajanduslikust aspektist rääkides, mis on nagu päris huvitav, et on jutu olnud sellest, et kogukond kui tööandja. Et seda tõstetakse üles ja siis küsitakse, mismoodi see kogukond ikka nagu tööandja on. Ja tegelikult selline hea kogukond loob tingimused ettevõtluseks ja meil on kindlasti jälle paar näidet. Näiteks kinni olnud külapood tuli taastus ainult tänu sellele, et see taastaja tajus kogukonna tuge. Ja et me esimestel 2 aastal oli kogukonna liikmed tegid sundoste või toetusoste spetsiaalselt, et see pood sealt ära ei kaoks. See on üks näide või teine näide mikropruulikoda, mis tekkis jällegi tänu kogukonnale, mitte me olime nagu katsejänesed, kelle peal katsetati uusi õllesorte nii kaua, kuni see kõik muutus ametlikuks ja täna täiesti jällegi ise hakkama saab, aga see algus või see käima lükkamine tuli ikkagi tänu meie toele ja mitte pangalaenule, vaid sellise moraalsele ja füüsilisele toele. Kui ma õigesti mäletan, Artur, siis sa ütlesid, et tänu kogukonna toele on see õlu jõudnud ka Tallinki laevadele. Et kogukonnas oli keegi inimene, kes teadis, kuidas õlu viia Tallinki laevadele välja. Seal oli üks õllesordi, see on nüüd selline omamoodi nali, aga üks õllesordi nimi on Põdrajaht, et võib-olla selle pärast. Huvitav on see, et meil seal Sõrves on asi natukene arhailisem. Et meil on siia maale see komme, et naabrivalve käib, et sa võid tegelikult rahulikult siia maale jätta luuaukse taha meie. Siiski majadel nüüd on lukud olemas, siis ei ole.
aga noh, kui mingisugune imelik auto liigub, siis seda teavad kõik, kaasa arvatud siis, kui politseiauto liigub, siis teavad ka kõik. Ja ühest küljest see kogukonna asi, mis ta siis on? Ta on see, kus kohast me tuleme. Et see individualiseerumine heaolu laine najal on see, mis on võimaldanud üldse selle kogukonnal nagu aktuaalsust kaotada. Varem ei tekkinud küsimustki, mis asi on kogukond, kõik teadsid seda. Aga või võtame näiteks nagu Ruhnu saar, eks ole, täiesti ise hakkama saav, ise reguleeruv, kusjuures neil oli ka vangla, selline pisikene palkidest, aga seda olevat kasutanud, et sisuliselt nagu kedagi sinna ei pandud, sest kogukonna hukkamõist oli palju suurem kasutus. Vanglat olid vahel kasutanud mehed, kes olid natuke küla peal liiga palju napsu võtnud ja kellel naine oli kodus siuke karmi käega, et siis nad läksid vabatahtlikult läksid sinna vanglasse välja magama. Aga põhimõtteliselt jah, et kui nüüd, et see aktuaalselt muutub see asi nüüd siis, kui osa inimesi ikkagi püüavad vägisi ikkagi jääda nendesse vanadesse tingimustesse elama, siis nad peavad paratamatult selle kogukonna teemaga tegelema. Või kui siis tekivad mingid probleemid, ütleme, et selles mõttes ka kogukonnad maal on tagala Eesti Vabariigile, mis meil praegu kipub ära kaduma. Meil ei ole isegi, Kaitseliidul on ülesanne 74-tunnise elektrikatkestuse korral inimesed evakueerida, aga keegi ei tea, kus kohta. Näiteks. Et kui sellistele asjadele mõelda, siis tegelikult minu meelest ikkagi oleks oluline ja hea seda probleemi natukenegi sotsioloogiliselt panna mingisugused grandid sinna taha, et oleks võimalik natukene sotsioloogiliselt läheneda sellele asjale ja mõelda, mida see tähendab kogu ühiskonna jaoks, kogu riigi jaoks, inimeste jaoks eraldi ja nii edasi. Et me ei peaks arvama selle teema. Nii, aitäh Kaupole täienduseks, et 40. ja 44. aastal teadsid inimesed väga hästi, kuhu nad lähevad, läksid maapakku. Igal ühel oli talu ja sugulased maal ja kõik läksidki maale linnadest välja. Et tänapäeval see Kaitseliidu ülesande realiseerimine on tõepoolest omaette peavalu, sest maamajad on tühjaks jooksnud ja ega need maasuladki vist ole head mõjutuspaidad. Aga ma tänan väga sisuka debati eest. Ma võiksin teemat kokku võttes öelda niimoodi, et kogukonnad said täna väga tugeva toetuse. Kogukonna mudelit nähakse tuleviku Eesti võimaliku ühe mudelina ja kindlasti nagu proua president ütles, vägisi neid teha ei saa, plaanikorras neid teha ei saa, aga kõik need kogukonnad, mis on olnud edukad, nende eeskuju võiks olla see, millest me räägime ja millele tuginedes, positiivsetele kogemustele tuginedes võiksid ka ülejäänud Eesti nii maakohad kui ka linna asumiseltsid ennast kogukondlikul moel siis hakata organiseeruma. Ma tänan meie esinejad, teeme neile suure aplausi, minu arust.